Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Aprill on käes ja niimoodi see kevad tuligi. Tere tulemast kõigile kuulama Nimeta digisaadet, millel on täiesti nimi olemas ja see nimi on Nimeta digisaade. Mina olen Henrik Roonemaa, minuga koos on stuudios Glen Pilvre ja Meelis Väljamäe ning me räägime täna jalad alla saanud 5G konkursist. Küsime, mis siis saab, kui mõni Eesti operaatoritest sellest litsentsist ilma peaks jääma. Me räägime Apple Pay'st, me räägime 4K kuvari kasutamise valudest ja võludest ning pikema teemana käsitleme täna küsimust, millisel telefonil ikkagi on kõige parem kaamera küljes, kas need on üldse tänapäeval erinevad, kas need erinevused on märkimisväärsed ja kas telefoni saab selle järgi valida. Tervist kolleegid, hakkame siis peale uudistega. Kevad on küll, aga tundub, et uudiste maailmas, vähemasti digivaldkonnas on kevadväsimus. Küll aga ei ole kevadväsimus Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja selles asutuses, mille nimi on TTJA, mille nime ma ei proovigi siin praegu välja hääldada, aga mis meie sideturgu reguleerib. Põhiline sõnum on siis see, et lõpuks ometi on selge, kes hakkavad konkureerima Eestis 5G litsentsidele. 4 firmat kvalifitseerus ja kui hästi läheb, minister loodab, et läheb hästi, siis juba suveks, isegi suve alguseks peaks midagi kuskil levima hakkama ametlikult. Ja need 4, kes siis nüüd kvalifitseerusid, on seal 3 erilisi üllatusi ei ole, Telia, Elisa ja Tele2 ning 4 on mõneti üllatav, see kannab nime Bite või Byte, kuidas keegi soovib öelda. Tegemist on siis Leedu mobiilioperaatoriga, üldse sideoperaatoriga ja tegutsevad nad ka Lätis ning siiamaani neil siis Eestis mobiiliesindust ei ole, mobiiliteenuseid pole olnud, aga 5G litsentsile konkureerivad. Ja Meelis, sina esitasid meile küsimuse, ma ei tea, kas see on retooriline või on see nagu reaalne küsimus, et mis siis saab, kui mõni Eesti omadest jääb ilma ja Bite selle litsentsi saabki. Sest see ei ole retooriline, see on täiesti aus küsimus ja minu arust on see väga põnev, sest et see tähendab nii mõndagi, et esimene küsimus, mis mul kohe pähe tuli, on see, et kas meie siis Tehnilise Järelevalve Amet, kes iganes seda oksjonit korraldab, käitub õiglaselt, ehk siis kas ta käitub nii, nagu ta ilmselt käitub niimoodi, nagu on nende enda tingimustes üles pandud, ehk siis tegemist on enampakkumisega, kui leedukad suure rahakotiga laiatavad, kas nad siis saavad ühe litsentsi omale. Mis tähendab automaatselt seda, et üks meie olemasolevatest operaatoritest jääb 5G litsentsist ilma. Ja me teame seda, et ilma 5G-ta tulevikus mobiilioperaator olla ei ole jätkusuutlik, mis tähendab seda, et asi kisub põnevaks. Erinevad siin mõnedest muudest väiksematest tegijatest, kes võib-olla oleksid võinud siin konkursil osaleda. Mina ei usu, et Byte osales selle konkursi sellepärast, et seda litsentsis pärast kalliminast edasi müüa Eesti operaatorile. Ma arvan, nad osalevad siin sellepärast, et päriselt tahavad see turule tulla. Mis tähendab seda, et kui üks Eesti operaator, kui Byte ilma jääb, siis ta ei tule see turule, nii lihtne see ongi, eks ole. Kui Byte see litsentsi saab siia, oletame näiteks mõni meie operaator sellepärast ei saa, siis mida nad edasi teevad? Viskavad kohe oma 3G ja 2G võrgud maha ja hakkavad selle peale 5G ehitama teiste sageduste peal või üritavad teha ruuminglepingut mõne konkurendiga. Ma ei kujuta ette, midagi nad peavad tegema, mida meil oleks vaja mõne operaatori esindajad, et öelda, mis võimalused neil tegelikult sel juhul on. Sest olukorda pole varem olnud, et 4G konkursil antigi 3 litsentsi ja oli 3 pakkujat, eks ole. Et selles mõttes see on esmakordne minu teada selline olukord, kus meil on tahtjaid rohkem kui võimalusi. Aga mis see tähendab, kui nüüd seletada võhikule, nagu mina selles osas olen lahti, et kas see puudutab puhast raha või? Et igaüks lihtsalt pakub ja keegi siis on siis Eesti riik, kes saab siis võimalikult palju raha lõpuks. Et ma loen välja, et umbes mingi 1,5 miljonit eurot on see küsitakse, eks ole, ja siis hakatakse, siis istuvad 4 meest saalis ja hakkavad neid tipikuid tõstma kogu aeg.
no see käib digiallkirjastatult ja kirjalikult. Ei no jaa, aga põhimõtteliselt seal lihtsalt kellel on rohkem raha, see võidab. Mina loen sellest küll välja niimoodi, siin on mõned tingimused sulle, kui meie näiteks Glen sinuga tahaksime kandideerida sinna, siis me ei saaks, sellepärast et meie vastava ala käive siin viimase aasta jooksul ei ole olnud selline, nagu tingimustes nõutakse ja meil ei ole sinuga ka kogemust ega kompetentsi sidevõrkude käitamisel. Aga see ikkagi tähendab, et mingisugused lubadused helgema side nimel ei ole nagu kuigi olulised. See ongi mitmeosaline, et esiteks just ongi, et kui sa tahad konkureerida seal, siis sa pead vastama teatud tingimustele, see on siis seesama, et sa pead oskama sul peab olema ette näidata, eks ole, kogemus, et jah, ma oskan võrke ehitada ja jooksutada, sul peab olema vastava ala nii-öelda käive ette näidata, et sa oled teinud seda, sa pole eile registreeritud riiulifirma ja kolmandaks sa siis lubad, et 2 aasta jooksul, arvates selle sagedusloa saamisest, oled sa üle Eesti paigaldanud ja aktiveerinud vähemalt 200 5G tugijaama, millest 100 võivad asuda Harju maakonnas, kuid igas maakonnas peab asuma vähemasti 5 tugijaama. See muidugi tuleb kohe öelda, et see 5 tugijaama selle nii kõrge sageduse puhul või kas see 200 üle Eesti kokku ei ole tegelikult väga suur summa, väga suur number. Jaa, seda küll mitte. Kõrge sagedus peab olema korraliku katvuse jaoks päris tihedalt, eks ole. Ja, aga siis Glen vastates sinu küsimusele, mina saan küll aru jah, et kui sa vastad kõigile nendele tingimustele ja annad pühalikult kõik need lubadused, siis alghind on, mis on, ma loen täpselt ette, et mitte eksida. 1,597 000 ehk siis 1 597 000 eurot. Jah, ütleme peaaegu 1,6 miljonit eurot ja siis hakatakse nendele konkureerima, ongi 3 vooru. Et see ei ole mitte selline üks konkurss, kus müüakse 3 taiest, vaid kõigepealt on üks konkurss, siis keegi selle võidab. Ja võidab siis see põhimõtteliselt, kes pakub kõige rohkem, eks, kui sa nendest, kes on sinna konkursile kvalifitseerunud ja neid ongi 4, nagu me siin saate alguses ütlesime. Ja siis sina võitja võtad oma litsentsi, lähed koju ja enam ei tohi tulla. Ja siis jäävad ülejäänud sinna, ülejäänud 2 litsentsi peale ja siis võidab keegi. Ja siis viimases voorus on, ja see teine ka ei tohi tulla, eks. Et kui sul juba 1 litsents on, siis enam ei tule. No samas ikkagi jääb mulle natuke segaseks, kas see võit, kas see tähendabki, nagu me pakume ühe korra, mina ei tea, palju pakub naaber ja siis vaadatakse, et kuidas läks. Mitte ei ole niimoodi, et kui mina pakun rohkem, siis sina pakud ju veel rohkem ja siis mina pakun ikkagi veel rohkem ja Meelis ütleb, et kurat, mis te mehed jamate, ma pakun veel rohkem. Ma ei ole kindel, kas see on avalik või salajane, minu teada see on jah niimoodi, et see on nagu selles mõttes salajane, et vanasti muide ei ole niimoodi, Glen, on niimoodi, et pakutakse põhimõtteliselt nii kaua, kuni ainult üks pakub. et kes nagu kukub välja, see kukub välja, et see on ikkagi oksjon ja siin üks asi... Ei, no jah, seda küll, aga et ei ole nii, et me teeme kõik huupi pakkumise ja siis MKM teeb ümbrikud lahti ja vaatab, et... Ja, nii et ikkagi ma tean, palju sa pakkusid ja kui lõpuks tundub, et mina enam sellega kaasa ei jookse, siis ma ütlen, et aitab naljast. Ja, et siis sa lähed koju ilma litsentsita. Ma arvan, et siin üks asi me võime oma Leedu sõpradele Eesti riigi nimel ikkagi ka tänu sellise diplomi saata kenasti raamituna ühel hetkel. Et kui mitte midagi muud, siis selle konkursi hind kasvab ja Eesti riigieelarve selle võrra paisub, eks. Ei no selles mõttes on väga õige tähelepanek. See väheneb ka meie rahakuti sisu, sest et kõik see hind tuleb tarbijal lõpus kinni maksta. See tuleks niikuinii. See litsents pannakse ju hinna sisse. Ja pannakse, aga kui see litsents neile ka tasuta antakse, kas sa arvad, et meie need paketid muutuvad järsku 3 korda odavamaks või? Ei, aga vastupidi rohta küll, et muutuvad 3 korda kallimaks, kui see hind läheb väga taevas. Tegelikult on ka ilmselt seal ka mingisugune piir ees, sest et kindlasti nad on ju arvutanud, nad teavad palju mujal maailmas, eks ole, paketid maksavad, mis juba olemas on, palju tarbija rahakuit välja kannatab, palju inimesed on nõus lisas üldse maksma ja siis see ongi see, et igavesti nagu tohutut ülimeelnetuskogus miljonid ei saa sellest maksta, sest siis ei jaksa pärast üks tarbijast kinni maksta. Ei, no siis ma arvan lihtsalt, Eesti tarbija on nutika, see läheb, võtab Läti, Soome või Rootsi paketi endale, see kõik on Euroopa Liidu andmesid. et ma ei usu, et see ikkagi nüüd väga suuresti Eesti hindu üles ajaks ja mujal tehakse ka minul on jäänud ka mulje,
minul on käinud mulje varasemast ajast, et see meie litsentside alghinnad, seesama 1,5 miljonit on päris mõistlik võrreldes nii mõnegi muu, meil on ka vähem rahvast, aga see ei ole nagu, see ei ole võrreldav sellega, mis ta mujal on kõvasti kallim, eks ole. See absoluutselt, aga need küsimus, Meelis, mis sa esitasid, on tegelikult ikkagi ju väga õige, eks, et me võime ette kujutada seda, et mis siis saab, ütleme nii, mulle tundub, et Elisal ja Telial ei ole muud varianti, kui ennast kas või siniseks maksta, et igal juhul nagu ära tulla, eks. Tele2 puhul on, nüüd on need küsimused siin, et me iga kuu saame lugeda, et neil nagu ei lähe võib-olla väga hästi ja pigem nad kaotavad neid kliente, ise nad teevad vaprat nägu, ütlevad, et ei ole midagi ja aeg-ajalt ikka räägitakse, et see Tele2 on müügis ja siis nad alati ütlevad, et ei ole müügis, eks ole, ja nii edasi, et seal võib mingisuguseid liitumisi ette kujutada, mingisuguseid ostmisi ühtepidi, teistpidi, me ei tea ja samas tegelikult on räägitud siin ka variandist, et Elisa ja Bitte võiksid kuidagi liituda või et Elisa võiks selle Bitte ära osta, sest Bitte kuulub tegelikult Ameerika investeerimisfondile, mis muuseas omab ka TV3 ja nemad tahavad vist hakata oma sellest investeeringust väljuma, ehk et nemad peaksid selle äri kellelegi maha müüma ja neil on see õnnetu olukord, et jube hea oleks müüa sellist kõigis 3 Balti riigis tegutsevat mobiilioperaatorit. Aga nad Eestis ei ole ja siis neil on mõte, et aga näe, Elisa on ainult Eestis ja ei ole mujal, et jube hea oleks kokku panna, eks. Et saakski Elisast ja Bittest saaks sellise pan-Balti hea operaatori. Aga ma arvan, et las nad nügivad seal oma nende suurte summadega. Samas nagu loomulikult võib ju nii öelda, et kui keegi nüüd operaatorist seda luba ei saa, siis nagu tulevik ei ole väga helge, aga teistpidi on võib-olla näiteks kui ükskõik milline operaator seda luba ei saaks, aga see eest pakuks sulle kõiki muid teenuseid 4G baasil 2 korda odavamalt, siis oleks, et ma lihtsalt tahtsin oma mõttega jõuda täna sinna, et kas me oleme väga kurvad, kui sul täna ei ole 5G teenust telefonis, ilmselt mitte, eks ole. Täna mitte, aga 5 aasta pärast võib-olla oleks, et see ongi see sama koht jah, et kas ma tahaksin maksta täna 2 korda rohkem sellepärast, et 5 aasta pärast oleks hästi või ma maksaks täna hoopis palju vähem, et see on ka natuke huvitav olukord, et minu arvates kogu see 5G teema natukene on nagu võrreldav sama asjaga nagu mujalgi tehnika maailmas ja valdkonnas on ikka olnud, et kusagil on nagu need vajaduse ja tehnoloogilise pakutavuse piirid, täpselt nagu me monitori puhul vaatame, kas resolutsioon 8K on ägedam kui 4K või hoopis on vaja 16K, et kuskil on nagu inimvõimete tarbimise ja kõikide asjade piirid, et tehnoloogia võimaldab tegelikult hästi palju, aga lõpuks teid küsimus, kas seda on inimesel vaja ja kas ta on nõus selle eest maksma, kui ta vaatab aktuaalset kaamerat, eks ole, ST resolutsioonis. Ja mina olen sinuga täiesti nõus juba sellepärast, et ma olen aastaid tagasi siin samas saates rääkinud seda sama juttu, ehk siis mina olin täiesti rahul 3G-ga, siis kui 4G päris pikalt Eestis olemas aga oli. Aga enam sa ei ole. Ja lõpuks sellise jõuga surus meil 4G-st, sest et lihtsalt ei olnud 3G pakett, eks ole, aga jaa, selles mõttes, et praegu ilmselt tarbimine läinud suuremaks ja praegu ma ilmselt enam ei oleks. Aga päris pikalt ma sain täiesti edukalt ilma hakkama, et Glenni point on selles mõttes täiesti õige, et mingi aja ei ole ju me tegelikult meil seda 5G vaja, et see nii-öelda benefit saab väga oluliseks ikkagi mingi nihkega. No jah, et tõepoolest see nihe võiks ikkagi tulla siis mingisuguse täiesti uudse kasutusmustri või tehnoloogiate arvelt, sest see, et ma vaatan täna telefonist piltlikult YouTube'i videot, mul on selleks 4G võimekusest küll ja veel, ma peaks tegema hoopis midagi muud, täpselt siis juhitama oma isejuhtivaid autosid kuskil või mida iganes me sellest kogu aeg räägime, eks ole. Tegelikult, siin on ka see asi, et päris paljud sellised 5G evangelistid räägivad, kui äge 5G on, kui palju sellega rohkem teha saab kui 4G-ga, aga mulle on kogu aeg jäänud mulje, võib-olla selline skeptik ma olen, aga et see palju sellest jutust on tühi, ehk siis enamus asjadest saab vabalt 4G-ga ära teha, eks ole, et seal on eeliseid loomulikult, samad massiliste pisikeste seadmete haldamine ühes väikses alas on üks 5G eelis, aga enamus neist asjadest on asjad, mis on väga niši asjad ja nii-öelda massidesse nad ei transleeru, eks ole, et selles mõttes see 5G eelis muu kui kiiruse poolest on üsna tagasihoidlik või jääb tagasihoidlikuks vähemalt siin lähima 2-3 aasta jooksul. Aga ma esitan sellise küsimuse. Ütleme, et meil tuleb kätte see ilus tulevik, et mingisugused pisikesed nutiseadmed kodudes muutuvad normaalsuseks, eks. Kas see on
ma ei tea, tuletõrjealarm või lambipirnid või on need külmkapid või vaibad või ukselukud on jumal teab mis iganes. Siis kui mina vaatan oma kodus ringi, kuidas ma saan kõik need seadmed internetti. Täna on loogiline, ma ütlen Wi-Fi. Mul on kodus Wi-Fi, palun, kasutage seda. Aga mida rohkem mul need seadmeid tuleb, mida olulisemaks need minu elus muutuvad. Ja tõesti näiteks mingid ukselukud või mingid asjad, mis peavad igal juhul toimima. Eks, kui lambipirne ei lähe põlema, ma lähen ise, siis mina hea meelega paneksin need asjad pigem mobiilivõrku kui oma Wi-Fisse. Sest tõenäosus, et minu Wi-Fi läheb katki, kukub maha, mis iganes probleem tekib, on väga suur. Ja tõenäosus, et suure professionaalse firma hallatav 3-4-5G kukub maha, läheb katki ja minu ukselukk ei saa netti. Minu arvates on see tõenäosus palju väiksem. Jah, aga samas on siin, okei, ma ei meelis sinu kord, nii. Ma tahtsin seda öelda, et ma olen selles mõttes nõus, et üks asi on ka see, et see sõltub elektrivarustusest, et kui sul on mingisugune seade, mis ühtlasi on ka autonoomne, võtab aku pealt ja see mast on sul elektriga, eks ole, või selles mõttes nagu mast kuskil eemal saab poole ja su kodu ei saa, et siis ta on autonoomsem või kui sul, ma ei tea, tuleb paras ja lõikab läbi elektrikaablid, Wi-Fi kaob ära, eks ole, aga see autonoomset akutootjal 5G või 4G, mis iganes tegelikult võib 2G olla see asi, eks ole. See, pilti võib edastada 2G-ga, aga see jääb tööle, et selles mõttes see on nagu hea point, sellega ma olen täiesti nõus. Aga samas ikkagi tahtsin ka mina siia lõpetuseks või vahele öelda, et aga 5G on ju nii suur termin, mis katab ikkagi väga suure vahemikus sagedusi, eks ole, et kõik need vidinad või need mustmiljon sellist koduseadet peaksid ikka olema kõrgsageduslikus 5G väljas, eks ole, et see tähendab tegelikult seda, et me jõuame... Pigem vastupidi. Ei, nad ikkagi peaks olema sellised, mis levivad võib-olla ainult minu toas, aga ei levi enam läbi mingisuguste majaseinte. Ehk ma mõtlen nagu niipidi, et need eeldaks palju antenne, lähiantenne nii-öelda. Et me jõuame nagu lõpuks välja sisuliselt nii-öelda tagurpidi Wi-Fi-ni, eks ole, et täna on lihtsalt see olukord, kus me oleme oma 5G või 5 gigahertsise koduse Wi-Fi otsas ja siis edasi läheb see kõik kaabliga. Kui see on nüüd 5G, siis piltlikult on meil nagu operaatori jutumärkides Wi-Fi antenn naabrimaja katusel. Ja kõik käib läbi selle, eks ole. Ja aga tegelikult see ka ei ole nagu alati suurepärane. Esiteks ongi see, et kui me sellest 5G litsentsist räägime, see on esimene pääsuka, et meil tuleb ka madalama ja kõrgema sagedusoptsioonid mingil hetkel. Aga teine asi on see, et mina siin omas käest tean, meil siin Haberstis on küll niimoodi, võib-olla uus maja ja paksud aknad, aga minul on 2 SIM-i telefonis, Elisa ja Telia ja mõlema SIM-i levi on täiesti piiri peal, ehk siis põhimõtteliselt üks pulk. Ja kuigi siin samas see suur tee, mis mul siin mööda läheb, peaks olema kaetud tegelikult, ja kui mul ei oleks telefonis mõlemal operaatoril toetatud voice over Wi-Fi, siis ma ei tea, kas mul tuleks üksi kõne sisse või tuleks, nii et selles mõttes jällegi siin ka 4G-ga on veel probleeme või tavalise 2G-signaali. Ja seal tekib ikkagi see sama küsimus ka, mida siin sellised vandenõuteoreetikud ja muud paranoilisemad kodanikud ju räägivad, eks ole, et kui suure võimsusega neid kõrgsagedusega antenne me peaks siis omale igale poole panema, et need ulatuksid igalt poolt läbi, ehk et piltlikult öeldes, kui sul on toas see Wi-Fi antenn, siis ikkagi selle võimsus on oluliselt väiksem kui siis sinu naabermaja katusel olev antenn, mis on samas sagedusribas ja peaks läbi nende paksude akende sulle tuppa ulatuma, eks ole. Või läbi korruste. Just, et sellepärast ongi, et läbi paksude akende tuppa peakski ulatuma pigem see madalam sagedus, mida me praegu veel ei saa, eks ole. Praegu me saame kõrgemat sagedust ja lõpuks tuleb ka see ülikõrge sagedus, millest me siin Telia inimestega mingi hetk rääkisime, mis on mõistlikud ainult lauluväljakul ja sellises kohtades. Just. Ja, aga see mõttes tõesti, üritades seda teemat kokku tõmmata kuidagi, minul ei ole ka erilist kahtlust, et kas see on, ma ei tea, 6 kuu või 6 aasta pärast millalgi on see erakordselt oluline, et see operaator suudaks seda 5G pakkuda. Ma arvan, et on oluline pigem. Ma hästi... Ja isegi kui see ei ole inimesele oluline, siis see on nagu müügiargumendi või turundusjutuna väga oluline, et kui sul on sama hind, sa valid ikka selle, kus saad rohkem ja varemat. Ja just, ja ma arvan, et ka tehnilised just need vajadused tekivad, et tulevadki ukselukud ja lambipirnid ja kõik need asjad, mida saab võib-olla oma operaatori kaudu, et ühe operaatori kaudu siis saan neid mugavasti võrgus hoida ja tegutsevad seal ise ja teisel ei saa, et sellel ühel jääb nagu väga palju saamata. Lühikeses perspektiivis ei ole erilist vahet, aga mõne aasta jooksul see kindlasti muutub oluliselt. Ma teeks siis sellise kokkuvõtte, et see on selline teema, mis on
tänaseks tavalise kuulaja ja tavainimese jaoks erakordselt igav, me oleme suutnud rääkida sellest ligi pool tundi ja see huvitab väga operaatoreid. Kohe tuleb, kohe muutub oluliseks. Ja see huvitab aga kainestega on ka tõesti, et see, kui mõni operaator tuleb nüüd, ma ei tea, 22. juunil välja suure kampaaniaga, et tule kohe meile, meil on nüüd tänasest 5G. Siis see ei tähenda mitte midagi. Ei tasu sinna joosta. Vaatasin seda ameeriklaste uuringut, et 20% rohkem võtab su telefon akut. Ja võtab vähemalt. Minevikust õppides võib ka seda öelda, et see oluliseks muutumine ei ole selline asi, et oi, et meil tuli mingi uus äge omadus ja nüüd on 5G hästi oluline, vaid see tuleb kuidagi hiilivad salaja ja me ei saa aru, millal see hetk, kui see punkt käes on, aga ühel hetkel on see nii-öelda kaameli selgroog murtud, et enam me ilma ei saa, eks. Ja see on siis, kui varem märkasime. Meelis, see on siis, kui Elisa tuleb ja sind väevõimuga tõstab 5G paketti. Ta lihtsalt ütleb, et me enam ei paku. Täpselt ütleb, et meil ei ole enam seda tuge. Siis on see hetk, nii et sinna on veel palju aega. Minu arust Telia teeb seda juba praegu, et ega nad enam uutele tulijatele 4G paketti ei paku vist, nii et jah. Hea küll, vahetame teemat ja räägime kiiresti ära. Ma nüüd loen selle uudise ette, kas meil üldse on rohkem midagi selle kohta öelda või? SEB panga kliendid saavad nüüd kasutada Apple Pay viipemakseid. Punkt. Jah, nüüd hakkame ütlema. Mina ei ole SEB panga klient, Meelis, kas sul on midagi öelda selle kohta? Mina olen SEB panga klient, aga ma ei ole iPhone'i või Apple'i seadmete kasutaja. See ei ole tegelikult tähtis. Tähtis on esiteks see, et SEB-l võttis Apple Pay turule toomine aega 2 aastat peale seda, 2 aastat möödas sellest, kui LHV ja Swedbank selle tegid. Vahepeal on jõudnud sama asja Inbank, Luminor ka, ja. Vastu kõiki ootusi on Luminor suutnud midagi teha. Coop on ainus Eesti pank, selline arvestatud suurusega Eesti pank, kellel seda veel ei ole ja Coop ütleb ka, et me oleme pisike ja tubli tegi, et küll me teeme selle, meil võtab aega, et meil on väike arendusmeeskond, küll nad teevad. Teine huvitav asi muidugi see, et tuli ainult Apple Pay, tulnud Google Pay, tulnud spordikellade asju, või makselahendusi spordikelladele. Aga üks asi on see, et me teame, et Apple kindlasti küsib kõige rohkem nendega teistega võrreldes raha selle teenuse eest, eks ole, pankadelt siis. Aga teine asi on ka see, et Apple'i teenuse kasutajad on ilmselt kõige sellised võib-olla tehnikateadlikumad ka, aga sellised, kes sellist teenused nõuavad, eks ole. Et ilmselt SEB-il oligi esimesena põhjus tuua Apple Pay turule sellepärast, et nende kõige siis nii-öelda paremal järjel olevad kliendid seda väga häälekalt nõudsid. Mõistlik. Küsisin muideks SEB-ist järgi seda, et mis toimub teistega ja siis SEB-i kommunikatsioonijuht ütles mulle niimoodi, et Garmin Pay ja Fitbit Pay on plaanis tuua turule lähiajal. Google Pay osas anname täpsemalt teada, nii et seda nad ei soostnud ütlema, mida nad Google Pay'ga teevad. Aga teada on see, et SEB-il on olemas äpp, millega saab Androidiga maksta selle SEB enda äpiga, aga olles kasutanud nii seda SEB äppi kui ka Google Pay'd võin öelda, et see kasutuskogemuse vahe on meeletud. Google Pay on lihtsalt niivõrd palju mugavam kui SEB enda äpp ja loomulikult SEB enda äpiga ei saa kellega maksta, eks ole, kui sul on Samsungi Android Weariga kell näiteks, siis sa saad Google Pay'd kasutada, kui sul on Swedbank või LHV või Luminor, aga kui sa oled SEB klient, siis sa seda siiamaani teha ei saa. Aga ma küsin vahele, aga mille poolest on mugavam, sest ma olen selle SEB äpiga tõsi küll ka mõnikord, kui ma olen kaardid maha jäänud, ma olen maksnud ja must oligi täitsa okei, viipasin oma telefoni. Esimene asi on see, et kiiruse vahe on tohutu. Sa võib-olla muidu ei saa aru, aga see võib olla mingid millisekundid, eks ole, aga see tunnetuslik vahe on tohutu. Teine asi on see, et ilmselt on see äpi seadistustes kinni, aga meil oli siiamaani on teatavasti koroonaviirus ja mulle väga ei meeldi terminale puudutada. Ja selle SEB-i äpi ma pidin ma telefoni väga ligidale terminalile panema Google Pay, ma saan maksta, ma ei tea, sentimeetri kohe kauguselt, nii et töötab ilusti. Ehk siis juba see on ka, et ma pidin põhimõtteliselt puudutama selle SEB-i äpiga selle terminali. Et on sellised pisi asjade vahed, aga seal on. Lisaks on see, et SEB-i äpis ma aeg-ajalt saan veateateid sisesta kaart või kasuta magnetriba, mis kui mul kaarti kaasas ei ole, siis ma ei saagi maksta, eks ole. Google Pay'ga mul pole kunagi sellist asja olnud või Garmini kellaga pole kunagi sellist asja olnud. Ehk siis seal on nagu mingisugused tehnilised kalakesed, mis mind häirivad. No võib-olla kuidagi... Sama asi muideks on ka Swedbanki Androidi äpil ja sellega makstes. No võib-olla need kuidagi hiilivad, kimbutavad just sind äkki, võib-olla... Ei, ma ei usu, võib-olla kimbutavad minu konkreetset telefoni, kuigi ma olen seda proovinud nii Huawei kui Samsungi telefoniga mõlematega on olnud samad probleemid. Ja kummagi sama telefoniga... Olen kasutanud suhteliselt vähe küll, aga nii palju, kui ma olen selle
SEB äpiga maksnud, siis on see läinud küll täitsa nagu lupsti, et ei ole, küll aeg-ajalt küsib ta seda PIN koodi, mis ajab eeldatavasti kõiki närvi kogu aeg, kui sul on vaja. Mind tahab ka närvi, sest et ükski teine asi ei küsi seda PIN koodi. No millegipärast ka kas ei ole ka see, et ja. Ei, sa saad ka sõrmejäljaga muidu, kui sul telefoni sõrmejälgi tunnistab, siis see PIN kood selle koha pealt on nagu kadunud jääd. Aga bottom line on see, selle jutu mõte on see, et lõpuks ometi on nüüd Seebil ka esimene mobiilne makselahendus olemas, kui sul on telefon taskus. Mul on käisid jutust läbi ja Meelis eriti on varem ka rääkinud nendest Fitbit ja Garmin Pay lahendustest. Huvitav, kui palju inimesi neid Eestis kasutab, et ma näinud ei ole näiteks kassas mitte kunagi, et keegi kuskil oma kellaga seal sudiks. Sul on õigus, sest et mul on Garmini kell praegu käe peal ja mul on see Garmin Pay aktiveeritud. Sa ei ole lihtsalt Meelist poes näinud. Ma kasutan seda väga harva, sest et miks? Väga lihtne, eriti praegu talvisel ajal mul on oluliselt kiirem võtta välja taskust telefon ja panna see vastu terminali, maksta Google Pay'ga, kui võtta varukas, tõmmata üles, võtta välja kell, panna sinna PIN kood, kui ma seda ei ole varem teinud. Ehk siis see flow on natuke kehve, ma ei osanud, ilmselt Apple Watchil on ta kuidagi mugavamaks tehtud, aga just see, et sa pead kord 24 tunni jooksul, kui sa ei ole vahepeal kella käe pealt ära võtnud, siis ka peale kella pealt käe pealt ära võtmist pead sa PIN koodi panema ja mina Garmini asemel teeks mingi linnukese, et ma võtan vastutuse, et ma vastun ise oma raha eest ja ärge küsige mu käest PIN koodi, eks ole, aga sellist võimalust seal ei ole. Lisaks muidugi see, et ta töötab täpselt samamoodi nagu viipekaart, ehk siis maksepiirang on 50 €, eks ole, Apple Pay ja Google Pay'ga ma saan mööduda ka nende panga äppidega, ma saan maksta suuremas summas või isegi piiremat summas. Seebil vist on äpis 150 € see piir, aga ühesõnaga, et see piirangute olemasolu on ka seal, aga jah, ma olen nõus, et praeguse seisuga on kellaga maksmine ebamugavam. Mis juhul on ta hea, on siis, kui ma ei tea, lähen õue, jooksen trenni kuskile, teen mingi sporti, sõidan rattaga, ma viitsin telefoni kaasa kiskuda ja siis ta on kell mul niikuinii käe peal. Tahan seda joogipudel, seda vett osta, eks ole, et siis ta on nagu hea. Aga ta on Nessi toode, ma olen sellega nõus. Aga samas siin ma laiendaks Henriku küsimust ka, et ma ei ole küll tõsi poes ringi vaadanud sellise valvsa pilguga, et millega inimesed maksavad, aga mulle tundub, et ka telefoniga maksjaid on marginaalne hulk. Vist on, jah. See on Meelis võib-olla maksab. iPhone'iga on nii hea, eriti nüüd, kui maskikohustus kadus ka ära, et iPhone näeb mu nägu. No enne tuli juba tarkvarauuendusega see maskiga, ta oli ikkagi aeglane ja natukene ebakindel, aga nüüd võib poes rahulikult naeratada oma telefoni ja see maksmine läheb väga kiiresti. Ikkagi neid inimesi tegelikult kahjuks on vähe. On vähe, jah, aga neid alles oli hiljuti minu Swedbanka mingisugune artikkel selle kohta, neid on kõvasti juurde tulnud, aga muidugi neid on vähem kui neid kaardiga viipajaid ja ka kaardiga viipajaid on suhteliselt vähe, neid on vist 80% küll kõigist maksjatest, aga paljud ikka kasutavad siiamaani veel PIN-i. Et jah. Muide, lähedasel teemal, mul tuli praegu meelde, kunagi vist oli Maxima Eestis esimene see, kes tõi välja teenuse, et sa saad poes kaupu skännida oma telefoniga. Jah. Ja siis ma olin, ja Elisa veel oli seal kuidagi pundis ja ma pean nüüd avalikult kahetsema, et ma olin väga negatiivselt meelestatud selle asja suhtes. Ja nüüd tõi Rimi, ma Maxima see käi, mul ei ole kodu lähedal ühtegi, aga nüüd tõi Rimi selle hiljuti välja. Oli, nüüd enam ei ole, nüüd on Rimis ka. Ja ma avalikult palun vabandust nii Maxima kui Elisa käest, et ma väga üleolevalt suhtusin sellesse. Ja ma ei tea täpselt, miks see hea on. Mulle tundub, number 1 on see, et miski pärast vähemasti Rimi äpis on nende triipkoodide lugemine telefoniga ülikiire. See on selline sekundi murdosa. Ükskõik mis asendist, pool viltu näitad piimapaki peale, juba läheb läbi, mitte mingit küsimust. Just, et mis mulle ei meeldinud Rimis algus oli see, et selle äpi aktiveerimise või selle lugemise aktiveerimiseks pidid sa seal sisse minna skaneerima triipkoodi, et Maximas said sa lihtsalt on geolocationiga, eks sa ütled, ma olen siin poes, pakub seda välja, kohe siin poes ja jah ja töötab. Aga nüüd on Rimi teinud sellise asja, nad on pannud terve poe täis põrandale neid QR-koode, ma saan igal hetkel põrandalt selle leida. Et see on tegelikult päris hea lahendus. Ja pluss Rimi äpis sa saad käsitsi ka muide valida ikkagi Meelis, et ma olen siin poes, hakka tööle ja siis töötab. Alguses seda minutit ei olnud. Aga mida ma tahaks öelda on see, et mis mulle veidi ei meeldi mõlema puhul, mis on võib-olla paratamatu, võib-olla me ühiskondile valmis, aga mulle meeldib see, et nad ei usalda mind. Ehk siis ma pean kõigepealt ära skännima, siis ma pean äpis vajutama nuppu, ma olen maksma ja ma kinnitan, et ma ei ole varaseks, ma olen kõik ära skänninud, siis ma lähen sinna terminali, ma vajutan uuesti seda, et jah,
ma olen kõik asjad ära skänninud, et siis ma saan lõpuks maksta, et mujal maailmas Inglismaal näiteks on mõnedes poodides niimoodi, et ma lihtsalt on mul see kaart sinna Maximas muideks saab ka kaardi sinna külge panna, eks ole, äpile ja ma skännin ära, vajutan maksa ja kõnnin poest välja, ma ei pea kuskilt kassast enam läbi käima, et seda ma tahaks näha. Ja, ma olen täitsa nõus sinuga, et ma kohe esimest korda, kui ma kasutasin, ma arvasingi, et see on niimoodi, et seal on nupp maksa, eks ole, võetakse kaardilt raha maha, lähed välja, aga ei, sa pead selle iseteeninduskassa juures selle rituaali läbi tegema ja ma täpselt ei saa aru, miks. Sellest me võiksime lahti saada. No kui me juba siin räägib, et tarbija mugavusest, eks see ongi tegelikult igal inimesel personaalne, kellel meeldib telefoniga ringi joosta, kellel puldiga ja kellel meeldib võib-olla seal iseteeninduskassas käia, eks ole, ma tooksin sealt ühe aspekti veel välja, et kui ma niikuinii pean minema sinna iseteeninduskassasse ja olen omale näiteks krahmanud mingeid apelsine, tomateid ja kurke, siis ma pean neid seal kaaluma. Ja kui ma neid seal juba kaalun, siis ma pean ikkagi sinna minema. Rimis muide on seal puuvilja osakonnas on ka kaal, mis genereerib sulle ja Maximas samamoodi. Ja just. Enam sa ei pea võtma, paneme sinna peale kleepekat, vaid sa skännida. Saad selle sealt ekraanid. Ei, ma tahtsingi seda öelda, et see aste, et ma ikkagi pean suhestuma mingi terminaliga, kas siis kaalumiseks või kui ma seda teen, on nagu olemas, et eks see ongi see, igaüks leiab sealt sellise mugavuse, aga kahtlemata käia poes oma telefoniga või käia läbi sealt iseteeninduskassast on ikkagi mõõtmatult mugavam minu jaoks, kui joosta ringi puldiga. Olgugi, et väga paljud inimesed ütlevad, et neile meeldib ka ringi joosta puldiga, nii et eks siin võib jääda vaidlema. Minule meeldib ka, eriti siis, kui neid asju on rohkem kui 2. Kui neid asju on rohkem kui 2 tükki, siis ma võin tõesti iseteeninduskassasse minna, aga kui neid on rohkem, siis mulle meeldib käigu pealt. Ma panen asja kotti, mul ei ole vaja mingit korvi, me pärast koti suust välja kiskuma, eks ole. Ma võtan oma koti kaasa, korvi unustun ära ja jooksvalt ei, see on nagu õige panna neid kotti, sest et mina kuulun sinna kategooriasse, kes kuhjab asju kätte. Ma olen vaadanud, et mahub umbes 7. Ja mina olen see inimene, see aitab kulusid kontrolli alla. Mul on käruallergia, mulle ei meeldi need suured kärud, millega ringi arvutatakse. Ma ostan pisut pähe asju. Aga samas siin meie kodupood nüüd siin üle tee on Lidl ja kui te olete seal käinud, siis te olete näinud, kuidas saab ka ajast tagasi millega vastu. Ei ole, ma olen Prismas käinud ja seal saab ka ajast tagasi millega vastu. Seal muugas tuleb ID-kaarti näidata mingile masinale. Sa peaksid ikkagi Lidlisse minema, sa saad palju rohkem ajast tagasi, sa saad teada, et olemas suured kärud ja sularaha. Ja pikad järjekorrad. Viipekaarti, kus saab maksta, mis on üllatav, aga ühtegi iseteeninduskassa olemas ei ole näiteks. See mingi täppi, mis oleks normaalne olemas ei ole. Aga seest on odav. Mõned hinnad on odavad. Mõned küll, jah. Ja kui sul on, vaata see on see, et kui sul on aega, et palju su aeg maksab. Ei, see on, tundub jah, et see eraldi teema, et peakski kaubanduskettide mingi pingerea koostama. Minul ongi konkreetselt see, et palju su aeg maksab, ta on konkurentsist kõige lähem pood mulle, nii et mu aeg maksab, ma lähen sinna. No vaat, eks inimesed on erinevad, et üks võtab kätte hapukorre paki ja teine kuhjab omale poole aasta söögivaru, eks ole. Et selge see, et Lidl ongi mõeldud selle viimase versiooni jaoks, sest see käru on hiidsuur ja sa peadki selle laeni täis pumpama. Mina ignoreerin neid kälusid nagu täiesti aktiivselt. No ei, saab ikka seal... Sõbrad, vahetame teemat, varsti me hakkame nüüd juba sooja hinnast ka rääkima ja siis... et ei, ma lihtsalt hakkasin ütlema seda siia lõppu veel, et mina olen käinud ka Lidlist ostmas ühte sidrunipakki, seal on muide väga odavad ökosidrunid ja tõepoolest viimati seisin järjekorras umbes 10 minutit oma ökosidrunitega tundsin. Sinu aeg ei maksa palju selge. Positiivse külje pealt, kui me oleme neile liiga teinud negatiivse kajastusega, siis puuviljad on neil tõepoolest kvaliteetsed. Aga sa pead seisma järjekorras. Kärude vahel. Selge, okei. Ma räägin täiesti teisest asjast. Ma vahetasin vahepeal oma kuvari välja. Ega see huvitab kedagi, kas tekitab ka samasuguse diskussiooni. Aga mis on huvitav? 4K. Ma kasutan lauaarvutina Windowsit. Ja mul oli kogu aeg see nii-öelda 2,5K mingisugune kuvar, mis ta siis on 2500 midagi korda midagi pikselit. Ja nüüd ma siis ostsin 4K ja pilt läks selles mõttes väga palju teravamaks, et teie näod siin läbi online salvestusprogrammi on samasugused uduplönnid nagu enne, aga tekst on nähtav, silmnähtavalt teravam ja parem. Aga mis on huvitav, et ikkagi ka aastal 2022 ja pool varsti ei suuda Windows ja Windowsi programmid läbivalt hakkama saada kõrgete resolutsioonidega. Ehk Windows ise näeb 4K-s välja nii nagu Windows peab nägema, lihtsalt terav, kõik on hästi, brauserid kõik on hästi, aga mul on terve rivi programme, mille väljanägemine muutus tundmatuseni ja millega tuleb igasugu imetrikke teha, et tööle saada. Et esiteks on need programmid, millega ma lõikan saateid, audio- ja videotöötlus.
noh, seal tuli välja, et lihtsalt ei ole üldse nii kaugele jõutud, et kas või kasutajaliides oleks loetav, see läks lihtsalt kribuks. Ja mingid paneelid läksid paigast ära ja tuli neid käsitsi sättida ja siis tuli kusagilt nurga tagant otsida mingisugune compatibility mode umbes Windowsis ja siis öelda talle, mis koleda suure uduse resolutsioonidega peab olema. Ja veel ka helimaailmas mingisugused pluginid, mida ma kasutan raadiosaadete tootmiseks. Isotope on selline iseenesest päris tuntud firma ja väga kallid nagu profitooted. Nende pluginad läksid lihtsalt tikutopsi suuruseks. Ja mitte midagi teha ei saa. Tõmbad suuremaks, plugin on ikka tikutops ja tuleb kissitada silmi või panna mingid okulaarid ette, et tööd teha. Et Macis ei ole seda probleemi. Ei. Nemad, aga on või? Ei. On päriselt või? Ei ole. Ei ole, on ju? Ei. Ma just kuulan seda juttu suure rõõmuga, sellepärast, et mina läksin Maci peale üle oma nagu sellise enamiku oma stuudiokarjäärist oleme me olnud Windowsi peal ja Maci peale läksin mina personaalselt umbes vist oligi 5 aastat tagasi ja Macil oli kohe ka iMac oli 5K monitoriga. Ja ma olen nagu väga harjunud sellega, et kõik on üliterav ja üliilus ja tõepoolest ma vahepeal testisin ka siin, võtsingi Meelise käest Euronixist Virna monitore, kirjutasin sellest mingi pika jutu ja ma enam palju sellest küll ei mäleta. Aga ma testisin ka neid monitore ka tegelikult Maci laptopi järgi ehk et MacBooki järgi ja ma peangi tunnistama, et näed, seda ma üldse ei proovinud, et seal olid ka mõned 4K monitorid, et proovida neid Windowsi järgi. Ehk et siis hoiatus põhimõtteliselt inimestele, kes oma Windowsile panevad 4K, et valdavalt nagu ei ole probleemi, aga mingi tarkvara, mida ei ole uuendatud ja mida sul on vaja. See võib muutuda tundmatuseni ja võib-olla isegi muutuda kasutuskõlbmatuks või sa saad selle uduse versiooni tagasi. Aga kui sa ikkagi lõpuks pead, kui see on näiteks sinu põhiline töövahend ja nüüd sa pead veetma 8 tundi päevas mingis eriti uduses keskkonnas. See tegelikult tundub mulle täiesti uskumatu, et ma nagu kui ma seda juttu nagu kuulan, siis see nagu tunduks, et on olemas mingisugune paralleelmaailm, mis on ikkagi väga halb ja kole ja see on Windowsi maailm. See tundub nagu isegi, ma kordan ennast, see tundub täiesti uskumatu, et kui sul on kõrge resolutsiooniga monitor, siis opsüsteem ei suuda sinu asju kuvada normaalselt, eks ole. Ja, ma ei teagi, kas see pall on nagu opsüsteemi või see surnud kass on siis opsüsteemi aias või on ta nende rakenduste kirjutajate aias, kellegi aiast või seal vahepeal kuskil vahepeal ilmselt. No vägagi, sest et tõepoolest Maci ekraani peal on absoluutselt, kasutan ju ise ka ikkagi igasugust produktsioonitarkvara igast otsast ja mitte mingit sellist probleemi ei ole. Tõsi, on mingid tootjad, kelle disaini käekiri ongi suhteliselt tillukesed asjad, üks on native instrumentsi asjad nagu siin on kontakt ja siuksed kuulsad sampler playerid ja nende kasutajaliidesed ongi olnud läbi aegade sellised suhteliselt kribud, aga seal on võimalik, neil nagu tavaliselt on niisugust 3 suurust, mida valida, et sul on ikkagi võimalik võtta ka see suur versioon, eks ole, aga sellist probleemi et nagu on disainitud ikkagi kohe see asi nagu kehva resolutsiooniga, ma ütleks, et need tootjad kindlasti pole seda teinud, sest et nad on ju see disainitiim ei ole ju erinev, et teeme Maci jaoks disaini ja teeme. Ei, ta ei ole disainitud, aga pigem on ta just see, et ta mingites lõikudes on ta lihtsalt uuendamata. Ei nojah, aga graafiline pool. Pluginid on kõik nagu korras, eks ole, siis mingi Softube'i kompressor on, mida ma kasutan, mis iganes CL1, ma ei mäleta, mingi eriti hea kompressor ja see läheb ilusti, venib suuremaks, kui ma venitan teda, kõik on hästi, aga jah, näiteks see Isotope ja pluss on siis, ma video lõikamiseks kasutan DaVinci Resolve'i, mis on Blackmagicu tehtud, mis on iseenesest ju suur firma. Tegemist ei ole mingisuguse 2 sõbra ja koeraga, eks. Ja ei olegi, sellist asja ei ole ette nähtud, et videotarkvara võiks 4K ekraanil normaalselt. Aga siit ikkagi peaks ju just olulisem olla. Aga see on legacy probleem. See on just no aga ütleks nii, mina ütleks siia kohe ennem kui Meelis jõuab öelda veel, mille probleem, ma mõtleks moraal on see, et kui te seda probleemi tahate vältida, siis kahjuks või õnneks tuleb Apple'i toodangut osta. Nii see partamatu on jah, sest et see on nagu lihtsalt see asi, et kui Microsoft Networkist, nagu ma olen varem rääkinud, see legacy probleem, neil on hästi palju vanu asju, mida igal pool kasutatakse ja nad ei saa neid välja visata ja nad peavad selle toe alles jätma, mis tähendab seda, nad peavad ka selle nende vanade uuendamata softi toe alles hoidma. Apple'i puhul on see, nad lihtsalt viskavad selle toe välja ja ütlevad kõigi läpitootjatele, et kui tahate, et see asi nagu töötaks, siis te peate uuendama lihtsalt nagu jõuga. Ja Microsoft ei saa seda teha ja siis need läpitootjad saavadki lubada endale nii-öelda
köit lohistada. No nüüd on viimane asi, mida ma mõtlen, vaatan siin oma 27 tollist 4K monitori ja siis ma mõtlen, et aga äkki ma oleks pidanud tegelikult ostma 32-se. Sest no kui 4K siis tegelikult oleks võinud osta 32-se. Jah, just nimelt. No vaatame, äkki sügisel siis või millalgi, et nüüd kohe nädal pärast ostu ei vitsi. Meelis ei võtta tagasi ka kindlasti juba kasutatud monitori. Ja samas sul on ka veel üks võimalus muidugi osta omale Mac. Aga siis ma pean ju Glen minema ostma seda Mac Studiot. No, ma enam seda sinu iMaci kõik ühes ei saagi osta. Sest et seda enam ei ole. No võibolla veel ja ma ei saa osta, ka Apple'il ei ole 32 tollist mitte midagi. No nüüd on see uus seeria, millest me siin isegi rääkisime. Et sul aga on 27 tolline, see Apple'i enda kuvar. Kas see oli 27? Ja siis mis see eriti see 6000 eurone, mis selle nimi oli, see Pro Display XDR. See on minu meelest ka 27-ne, et nad, ei see on 32-ne, vot see on 32-ne. Ei no sinna järgi sa võid ka panna ikkagi 32-se, mitte Maci display. Ei ma võin panna, ja. Ei, tegelikult sa võid Maci järgi panna 42 tollise LG OLED-i, mis on täiesti uus LG OLED telekas, mis töötab. Aga loomulikult siis sa pead ostma sa pead ostma ikkagi siis on 42 tolli. Seda küll, aga siis pead ostma selle Mac Studio. Siis ma olen nagu kinos esimeses reas, ma arvan. No, pole hullu, selle kargab ära muidugi. Siis saad teha mitu virtuaalset desktopi ja panna üksteise kõrvuti. Ja või saabki kaela liikuma vaata, et kaela ei jää kangeks, ei jõllita kogu aeg ühte punkti. Ka see teema läheb käest ära, võtame järgmise. Ja see on ütlesi meie saate viimane teema ja Glen teatas, et ta on testinud siis telefoni kaameraid, iPhone 13 Pro, Google Pixel, need on uued telefoni, ma loen ette. Apple iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Sony Xperia Pro I ja Xiaomi 12 Pro. Vähemasti osad neist on uued ja pole varem testis käinud, ma ei tea, kas kõik on. Jaa. Mis siis on, Glen? Mida ütled lühidalt ära, et mis on kõige parem või on see lugu keerulisem? Väga keeruline lugu on. Esiteks on see täiesti mõttetu lugu ühest küljest ja teistpidi on see väga, väga huvitav lugu selle poolest, et kui sa teed nende telefonidega oma lapsest ja koerast pildi, siis iga telefoni esituses on laps ja koer erinev. See on 6 last ja 6 koera. Ja ehk et või kui sa pildistad päikseloojangut, siis sa saad 6 erinevat päikseloojangut. Ehk et me oleme jõudnud tegelikult sinnamaani, kus ütleme, et kui veel kaugemalt alustada, siis on see nii, et fotograaf tavaliselt teeb tööd nii, et ta pildistab RAW formaadis faili ja läheb siis arvuti taha, teeb seal lahti siis Lightroomi või mõne muu RAW editori ja nikerdab seal tund aega ühte või rohkem pilte. Ja siis teeb sellest toorsodist. Ja siis teeb sellest ilusa pildi ja siis on see pilt valmis, eks ole, mitte ükski prof ei võta, ei pildista mingid JPG-d ja ei anna seda oma kliendile ja ütle, et anna nüüd mulle raha, siin on pilt. Ehk et see tähendab seda, et ükski foto ei saa valmis fotoaparaadis, eks ole, vaid see saab valmis pärast. Aga mobiiltelefon on nüüd siis see koht, kes teeb selle töö ära, mida fotograaf siis seal Lightroomis teeb. Ehk et mobiiltelefon siis proovib mõelda nüüd selle fotograafi eest kogu selle töötlustöö ja siis teha ära selle pildi ja anda sulle valmis tulemus ja sellest nüüd tulenevalt ongi kõik tootjad on erinevad fotograafid piltlikult öeldes ja teevad seda tööd lihtsalt erinevalt. Nii et siin ei saagi. Ja asja ilu vaata, Glen, on selles, et ma nüüd peast ei ütle, kas kõigis nendes telefonides, aga ma arvan, et peaaegu kõigis on tõenäoliselt Sony kaamerasensor. Jah, nad on küll parameetritelt erinevad, et seal on olemas ikkagi mõõtudelt on kõik sensorid tegelikult erinevad, et päris üks ühele sama sensorit vähemalt ma julgeks väita ei ole üheski ikkagi mõõtudes on marginaalseid erinevusi ja on ka piksli tihedustes, et loomulikult nagu turundus sellise terminoloogia kohaselt endiselt, eks ole, mida suurem, seda parem, just kui üritatakse seda väita. Küll aga minu praktiline test, mis koosnes umbes mingisugusest mustmiljonist pildist, ei tuvastanud mitte mingisugust seost sensori suuruse ja pildi ilu vahel. Ehk et seal on kõige suurem sensor on tegelikult Xiaomi UHI-US telefonist 12 Pro. See on just nüüd tuli. Ja seal on mobiili mõõtkavas vist kõige suurem sensor vist üldse, mis täna on, ma ei mäletagi täpselt, kas see oli 1,25 tolli, ühesõnaga väga, väga suur sensor
ja noh, ei saaks nüüd öelda, et Xiaomi pildid sellepärast olid siis oluliselt teistest paremad. Sony telefonis, Sony Xperia Pro i, seal on teatavasti sees seesama sensor, mis on Sony legendaarses fotoaparaadis nimega RX100. Ehk siis ühetolline sensor ja telefon küll ei kasuta sellest päris kõike seda ühte tolli, nii et sealt kasutusala jääb 12 megapiksli suurusena siis umbes 1,3 ehk siis 1 jagada 1,3 tolli. Nii et tegelikult Sony kasutab ka suhteliselt suurt sensori pinda võrreldes teistega, aga jällegi ei saaks nagu öelda nüüd, et oleks mingi mäekõrgune erinevus seal teistest, kelleks on kõige väiksema sensori on iPhone. iPhone'is on natukene väiksem sensor, kui on seal, eks ole, nendel nimetatud telefonidel ja ka Huawei'l on väiksem sensor. Aga kogu see jutt nagu tähendabki, et takerdudes nendesse tehnilistesse näitajatesse ei saa teada absoluutselt mitte midagi. Et see väide, et et sinu telefonis on nüüd suur sensor või seal on palju megapiksleid ja nüüd on minu pildid ilusad. Absoluutselt mitte, et pildid ikkagi teeb ilusaks tänapäeval ainult tarkvara. Et kui hästi see sellest sensorist ja pikslitest neid värve ja kogu seda detailsust välja võlud. Ja ilmselt mängib ka mingit rolli optika, et loomulikult Sonyl on nüüd siin kasutada siis Leica, mis iseenesest teeb läbipaistvaid klaase. Leica, Sonyl on see mitte Leica, vaid Carl Zeiss. Leica on Huawei'l, eks ole, et eks siin iga tootja võimalusel ikkagi proovib kasutada väga head optikat, aga taaskord piiriks saab seal jälle see koht, et ega telefoni sisse ju väga suurt objektiivi ei mahuta ja siis ikkagi jõuad sa sinna välja, et kui sa tahad teha äguse taustaga portreed, siis telefoni optika ei tee seda mitte mingil juhul nagu optiliselt, et igal juhul peab tegema seda tarkvara, kes siis omakorda vaatab, et kust on juuksekarv läheb näoks ja kus on taust ja kui hästi me seda siis udutame või teeme, eks ole. Et selles mõttes oli väga huvitav neid pilte vaadata, mida ma tegin ja tuleb ka tunnistada, et ei saa ka üldistada üldse niimoodi, et sa võid pildistada maastikku, portreed, ööfotot, ma ei tea, selfit, vastu valgust, et ei ole nii, et üks telefon teeb nüüd kõikides kategooriates teistest ilusama pildi, et see oli üsna vahelduv, et näiteks ei tähenda see sugugi, et see telefon, mis pildistab öösel väga hästi, teeb sinust ka vastu valget portree väga hästi või piltlikult öeldes need kategooriad olid üsna erinevad, et seda puhku ma lähenesingi niivõrd, kuivõrd teaduslik metoodiliselt, et tegin mingi ülipika tabeli ja panin kõik kategooriad, mis ma pildistasin, nagu telefonid üritasin panna pingeritta. Ehk et andsin siis sellele 6 punkti, kes oli kõige parem ja see sai siis 1, kes jäi kõige viimaseks. Ja siis lõin lõpuks kogu selle pika joru kokku ja siis selgus võitja. Et ma ei tea, kas ma peaks seda ütlema, ma kirjutan selle pika loo tegelikult, mis ilmselt siis ka kas Geeniuse portaalis või Digis kindlasti ilmub järgmises kuus, et võib-olla peaks nagu põnevust kruvima. Sa võid tegelikult, me võime kruvida küll, aga ma esitan sulle sellise väljakutse ja ma olen suhteliselt veendunud oma võidus. See sinu võitja ei olnud iPhone, eks ole? Jaa, ma pean nüüd, ma praegu oleks nagu korrektne öelda, ei kommenteeri, eks ole. Ma söön oma mütsi ära, kui see oli iPhone. Et ei saa kinnitada. Tavaliselt, miks ma ütlen, tavaliselt iPhone ei võida neid kaamera võrdlusi. Mina ei ole veel näinud praktiliselt vist mitte ühtegi sellist suuremat kaamera võrdlust asjalikumat, mille iPhone oleks võitnud. Ja ma ei tea, miks see niimoodi on iseenesest, et ega kaameratel ju midagi nagu häda. Kui sa iPhone'i tõid nagu jutuks, siis ausalt öeldes on kummaline, et iPhone on nagu viimastel, ma ei tea, kas aastatel on nagu võib-olla liialdus, aga igal juhul viimase 2 mudeliga ma julgeks küll nagu arvata, kuidagi nagu libisenud nagu sellest töötlusmaailmas nagu kuidagi allapoole, et näiteks kas või teed hämaras pilte, siis iPhone kipub olema selline, need pildid ei ole lihtsalt nii ilusad, ta ei saa nagu selle HDR-iga nii hästi hakkama kui nii mõnedki konkurendid ja nad kuidagi ei ole detailsuselt nii head, nad jäävad alla. Teistpidi ta pingutab nagu töötlusega kohati üle, näiteks sa teed hämaras toas pilte ja siis iPhone'i arvates on toas põleb tuli, ikka väga ere valgus, et ta üritab nagu väga ära boostida või võimendada need kontrastid, et ta kuidagi nagu natuke on läinud kuidagi nagu nihuse piltlikult see virtuaalne fotograaf, kes seal Lightroomis möllab neil. Aga samas portreesid, kui ma nüüd õigesti mäletan, tegi iPhone väga ilusti
et seal on ka väga keeruline leida seda balanssi, et kui sa teed, ütleme väga ilusast inimesest portree, siis on ju väga tore, kui telefon pildistab piltlikult üles sul kõik kulmukarvad, eks ole. Aga kui inimene juhtumisi on natuke koledam, siis ei ole see üldse kena, kui sa sealt võid kokku lugeda kõik mingisugused nahaaugud ja vistrikud ja punnid ja muud asjad, eks ole. Ehk et see peaks olema nagu selline balanss, et ma ei taha nüüd öelda, et kas tehisintellekt peaks juba aru saama, et kas sa oled näiteks täna meigis käinud, et sa lähed pilti tegema või veel ei ole, eks ole. Ja siis vastavalt sellele ka koloreerib sinu nahka, eks ole. Et kas nagu panna esimeseks siis see telefon, kes sellise halastamatu arstiliku pildi teeb sinu näost või see telefon, kes tõmbab väikse nagu puudri peale. Aga seda sa võid siis kinnitada, et ükski nendest telefonidest tõde ei edasta või, et kui sa silmaga vaatasid seda päikseloojangut või oma koera või last, et siis oli teistmoodi? Ei, ma ei saaks nii öelda, et nad pigem on nii, et sellist tavalist või kuidas ma seda sõnastan, et võib-olla mitte nii ilusas valguses tehtud pilte, enamik telefone nagu üritab teha ilusamaks, mis on iseenesest tore, et kui ma lähen sellises hallika ilmaga võib-olla õue ja pildistan seal, siis need pildid ei ole päris nii hallikad või kui ma siin vastu valgust teen pildid, varjud, asjad, keegi nägu kuskil ei ole päikse käes, et siis tegelikult väga hästi ikkagi see töötlus teeb selle pildi vägagi nagu söödavaks, ehk et kui ma neid siia kõrvale võtaks täna päris fotoaparaadi ja teeks sealt nagu JPG-na pildi ehk et ma ei töötle, siis iga kell jääb see päris fotoaparaat alla, et nendest mobiilidest tulevad nagu kordades valmis, jutumärkides rohkem valmis pildid, kui tulevad mis tahes fotoaparaadist JPG-na. Et see, mis tuleb fotoaparaadist välja, see ei kõlba absoluutselt mitte kuskile nii kaua, kuni ma kasutan JPG formaati, eks ole. Et tegelikult mobiilid ikkagi üritavad kõik seda pilti töödelda nii hästi, kui see parajasti välja tuleb. Ja see ikkagi tuleb üldiselt hästi välja, et ei saa nagu öelda midagi halba, et pigem ongi see erinevus nagu mõne koha peal, et kas see nägemus siis sellest portreest peab olema nagu võib-olla kunstilisem, peab olema realistlikum, näiteks muidugi Huawei telefon praegu meenus, millel on see nagu slaider, millega sa saad ilu reguleerida selline sujuv, et sa saad nagu piltlikult 0-10 seda liigutada. Ja kui see on 0, siis sa näed välja nagu sa oled hommikul ärganud, aga kui sa selle 10 peale paned, siis sinu hommikul ärganud näost on saanud tõepoolest meigis käinud. Siis sa näed välja nagu nukk, ja mitte nagu inimene. Teeb seda nii hästi, et see on isegi nagu absurdselt naljakas, et sa oledki nagu ja siis sa oled juba nagu täpselt siukene Vogue'i või Cosmopolitani esikaas, kui sa 10 peale selle paned, aga jumal küll, sa ei pea 10 peale panema, võib-olla paned 3 peale. Ja siis oli see tulemus nagu väga okei, et lihtsalt sa vaatadki, kui ilus ma täna tahan olla, sest et sa ei viitsi ju seda oma pilti hakata pärast nagu tundide kaupa kuskil keerama, sa tahad selle ruttu kusagile üles lajatada ja sinna ta eks ole läheb. Nii et ütleme, et jah, väga huvitav eksperiment oli see, muidugi siin telefonidest rääkides veel tasub ka mainida, et ega siis see sama Sony telefon nüüd, see on ju ikkagi ju üsna selline kuidas ma ütlen, naljakas on võib-olla vale sõna, aga üsnagi selline kurioosne juhus, sest see maksab letis vist umbes 1900 eurot. Ja on ikkagi pehmelt. See ei ole naljakas üldse. See on pehmelt öeldes ikkagi päris kummaline hind, mis on sellele telefonile külge pandud ja seal sees on tõepoolest, nagu ma ütlesin, see siis fotoaparaadi sensor ja väidetavalt peaks siis tulema sealt ikka kõik väga ülivõrdes ja seal on ka võimekus pildistamiseks suurem kui teistes, seal on ikkagi päästik siis nagu 2-astmeline füüsiline päästik, eks ole, seal on kõrvaklapi või siis audioliides 3,5 mm, mida üheski telefonis ei ole, nii et kahtlemata seal telefonis nagu on asju, mis muudavad selliseks video või fototelefoniks, aga teistpidi nagu ma seal oma loos jõudsin kuidagi järelduselt, Sonyl on kuidagi õnnestunud sinna kombineerida natukene ka mõlema maailma just halvemad pooled kuidagi, et kas ma tahan nagu mobiiltelefoniga ekraani peal miljonit seadet muuta, aga objektiiv on mul ikkagi ju seesama pisikene objektiiv, ma ei saa sinna külge panna mitte kuidagi ju suurt objektiivi, et ma pean ikkagi selle kõik võimaliku taustahägu ja kui ma tahan, siis ma kasutan automaatrežiimi. Et ma olen nagu siukse 2 halva valiku ees, et kui ma tahan roos pildistada selle telefoniga, siis ma saan optiliselt sellise suhteliselt eba nagu kunstilise pildi, kus kõik on terav, aga kui ma roosi pildista telefoni automaatikat kasutan, mis kasu mul siis nendest mustmiljonist manuaalsettingust on, eks ole.
et nagu noh, nagu kas see on nagu võiduvõti, et siis nagu reklaamida telefoni, mis oleks justkui fotoaparaat telefoni mõõtudes, aga lõpuks sa ei saa nagu kummatki. Küll aga mida Sony teeb hästi, on teravustamine, autofookus, mida teevad ka nii mõnedki muud telefonid hästi. Xiaomi teeb ka seda väga hästi ja ma arvan, et siin kindlasti mõnedki veel. Et Sony puhul ka see autofookus jälgib siis kas inimese või looma silma ja ta teeb seda nagu ta teeb seda täpselt sama hästi kui fotoaparaadid, nii et põhimõtteliselt kui sa mingid jooksuvat koera pildistad juhtumisi, kelle silm ikkagi on kuskil sul nähtaval, siis on see koer kogu aeg terav või laps või inimene. Et see on nagu edasiminek ja mis võib-olla on ka veel natuke edasiminek, on see päästikuviive kiirus, et kui vanasti ikkagi oli fotoaparaat see, kes tegi pildi kohe, kui sa vajutasid nuppu, siis telefonid olid nagu uimasemad, et sa tegid pildi, aga läks mingi 0, halvemal juhul isegi seal 0,5 sekundit kui mööda tehti pilt, siis nüüd on niipidi, et paljud telefonid, iPhone seal hulgas, tähendab, paljud on nüüd liialdus, paljud teevad selle pildi täpselt samal hetkel, aga iPhone teeb isegi natuke varem. Ja. Et sa oled loll inimene, sa jääd hiljaks, ega sa siis ei saa aru, kuna see õige hetk oli. Kui sa vajutad, siis see pilt tehakse 0,1 kuni 0,2 sekundit enne seda vajutamise hetke, eks ole, et ta ilmselt puhverdab. See on tehnoloogiline areng. Ta ilmselt puhverdab kogu ja väga paljud telefonid, et mitte öelda enamik, tegid siis ikkagi väga õigel hetkel, et kui täiesti null, et olgugi, et see virtuaalne nii-öelda klõps, mis siis päästik teeb, ja see, mis sul eelvaade näitab, see on hiljem. See ongi nagu naljakas, et Huawei telefoniga ka ma teen pildi, ma vajutan ekraani peal seda päästikut ja läheb üks 0,4 sekundit ja siis telefon teeb ja siis see pilt nagu salvestub. Aga kui ma pärast vaatan seda pilti, ma pildistasin ka täpselt stopperit, siis tegelikult see pilt tehti mitte sel ajal, kui telefon teeskles pildi tegemist, vaid pilt tehti ikkagi täpselt sel hetkel, kui ma vajutasin. Aga erandiks oli siin, kui ma nüüd jälle mälu mind nüüd ei peta, telefon on palju, oli just Sony, kes oli uimasem, et Sony jällegi ei teinud seda pilti nagu nii päästikuvajutuse hetkel nagu fotoaparaadid. Ja ta ütlebki, et neid aspekte on nagu mustmiljon, et kui sa sinna nagu sisse hüppad, siis sa võidki jääda seal võrdlema ja neid reastama. Aga kas sa nüüd pärast selle järgi valid telefoni? No ma ei tea, aga igal juhul on see nagu huvitav areng, kuhu poole see nagu liigub kõik, et tehisintellekt lihtsalt võtab üle pildikult nagu fotograafide tööd ja proovib seda siis iga generatsiooniga teha paremini, eks ole. Nõnda, meie tunnike on läbi muide, et saab siis lugeda, kas sa räägid siis maikuu ajakirjast Digi, mitte aprilli? Täna on meil aprill, jah, täna kindlasti ei saa lugeda. Ja, okei. Siis me räägime maikuu ajakirjast. Saate veel tuleb kannatada, aga ma arvan lõppkokkuvõttes tõenäoliselt selle hinnaklassi telefonid, ma oleks väga imestunud, kui mõni nendest kaameratest oleks täiesti jama. Jaa, seda ei saa öelda, ei. Pigem sa paned nad kõrvuti ja sa otsid erinevusi ja sa leiad need, aga kui ma annaks sulle ükskõik mõne sellise pildi ette või saadaks pärast sünnipäeva galerii sulle, see on täiesti ükskõik. Ja see ongi see väga hea kokkuvõte, et tegelikult ükskõik millise telefoniga sa täna pildistad, siis olgu see personaalne foto mingiks mälestuseks, mingist sündmusest ei ole ju mitte mingit vahet, kui sa vaatad seda aasta või nädala või 5 aasta pärast, kas taevas oli sinisem või nägu oli vähekene detailsem, eks ole, et see, kui sa vaatad täna ka 100 aastat vanu fotosid, siis võib-olla sa ei virise eelkõige selle üle, et monu on seal mustvalge, eks ole. Et see on nagu oluline, aga teistpidi muidugi, kui ma oleks proff ja tahaks nagu mobiiltelefoniga teha nagu päriselt tööd, siis võib-olla oleks minuks oluline, aga ilmselt ma seda võib-olla ei tee, nii et see ongi siuke väga, väga laiali valguv mõiste. Hüva, aga aitäh kõigile kuulajatele. Me oleme jälle eetris nädala aja pärast ja nii suve läbi ja sügis läbi ja talve läbi ikka oleme. Kuulake meid Geeniuse lehelt ja Spotify'st ja kus iganes te oma podcast'e kuulate ja soovitage sõbrale ka. Tuleb välja, väga paljud inimesed ei tea, et me ikkagi jätkame seda saate tegemist ja see on täitsa olemas ja ilmub igal esmaspäeval. Nii et share'ige head kraami, öelge sõpradele ka, et see saade ei ole kuhugi kadunud ja me kaugi. Nii et aitäh veel kord ja kohtume nädala aja pärast.